Kas tead, kuidas kartulipankoogid lõhe ja kodujuustuga mõjutavad veresuhkrut? Ma testisin seda oma glükoosimonitoriga ja siin on tulemused. Taldrikul oli 3 kartulipankooki, mille peal oli vähe süsivesikuid sisaldav kodujuust, lõhe, maitseroheline ja sidrun. Kuid põhi on ikkagi kartul. See on kiirete ja aeglaste süsivesikute segu. Kartulis on umbes 15-17 grammi süsivesikuid 100 grammi kohta ja see portsjon oli umbes 150 grammi ehk ligikaudu 25 grammi süsivesikuid. Enne sööki oli veresuhkur 5,9 millimolli. Tund hiljem tõusis see 9 millimolli peale. See on tõus 3,1 millimolli ehk 53%. See on üsna suur hüpe. Lõhe ja kodujuustu valgud aitasid natuke, aga mitte piisavalt. Kuidas seda toitu paremaks muuta? Söö kõigepealt ports salatit või köögivilju. Oota 5-10 minutit ja siis söö pannkoogid. Nii võib veresuhkru tõus väheneda kuni 30% võrra. Jälgi mind, et saada veel kasulikke katseid ja lihtsaid toidunippe.